rõõm on näha, et lõpuks ometi on Eestimaale jõudnud soojad ilmad, vähemalt praegu hetkel päike paistab, tähendab seda, et terrassihooaeg on avatud. Kõigil meil kodus ei ole suurt terrassi. Õnnelikud on juba need, kellel on kas või pisika rõdu, aga sinna rõdu peal tahaks ka midagi panna, seal tahaks istuda, seal tahaks kuskil kohvikruusi hoida. Ehk siis me hakkame nüüd teile Madisega andma nõu, kuidas sisustada oma pisikene rõdu, kuidas sisustada võib-olla suurem rõdu terrass ja siis mida panna ka soovi. Aine, hakkame rõdu pealt tihti. Lähme. Jaanus, aga alustame rõdukomplektidest, mida meil on kokku 10+ erinevat versiooni, millest on võimalik siis valida endale sobiv. 2 lauda, 1 tool. Täpselt selline komplekt on mul aias laastuski enda pisikese rõdu peal, mul on 3-ruudune rõdu. Selline mahub ära mulle ilusti. Ma saan istuda, ma saan nautida oma hommikust, ma ei tea, kohvi või teed ja vaadata kaugusesse ja loodetavasti paistab ka päike selle ajal. Loodame, kui veab. Lihtsalt, et terrassid rõdud erinevate suurustega, et kõige väiksemale pinnale pakub head paindlikku lahendust 2 kokku klapitavat tooli. Keeb niimoodi kokku. Vaja kasutada ei ole, saate eest ära tõsta, on ruumi liikuda. Pallipaika või õiget pidi. Ja samamoodi käib laud ka, jah? Laud samamoodi käib kokku, jah. Ja see on jah täpselt 2 tooli, 1 laud, ehk siis siin samas seal ees, siis siin jääb mul silma ja siis seal pole ka, et mis ütlesid, et kuskil 10 on, jah? Versioone erinevaid just, et on punutistega, puidust, plastikust, pehmete patjadega, et täpselt enda väga mõnus. Soovile. Nii, ehk siis pisikese rõdu kohta loodetavasti saite juba jäi midagi silma, nüüd liigume suurema rõdu edasi. See on sellisele väike suuremale rõdule ja terrassile. Täpselt, mis selle toote teeb nagu huvitavaks veel, et seda on võimalik ümber tõsta täpselt selliseks tooteks nagu... Et ta ei ole selline, nagu meil siin kinni kruvitud? Võib teha nagu päevavoodiks, üheks pikaks diivaniks, et jällegi, et kui sul on küll väiksem rõdu võib-olla, aga ei taha selles terrassi kogemuses või mugavuses nii palju nagu järele anda, siis on selle toote abil just võimalik seda nagu saavutada. Ja ennekõike see ka, et vaheldusrikas ju. Istun jõukse peal, nagu sa ütlesid, päevatooliks teha, et kõik ehk siis mugav ja veel nagu hästi palju erinevaid versioone. Väga äge. Tahaksin sulle näidata ka tiigipuust aiamööblit. See on ilus, see mul meeldib. Mis teeb tiigipuu huvitavaks on see, et tegemist on väärispuiduga. Väga vastupidav, väga kaua kestev. Ja tegelikult see õlitatud pind on selle puidu enda naturaalne õli, mis selle seest tuleb. Ja näeb väga-väga hea välja ka. Näeb väga hea välja ja siis kõrval näed, juhin tähelepanu ka pikriga korvid, väga lahe, et alati ei pea ka kodus terrassi peal istuma, võib kaugele minna ja samuti tegelikult väike tagasihüppe pisikese rõdu peale. Siin jällegi üks näide, 2+1 on ju. Siin on tegelikult suurem, ehk siis tegelikult 2+1 on näete siin ilusti olemas. Ülinalt mõnus, ülinalt mugav. Ülivalt hea hinnad ka veel. Mul on endal uut vaja rõdul. Kui me äsja just vaatasime keskmisele pinnale komplekte, siis siin on nüüd väljas tooted, kui ei ole mingid ruumipiiranguid, eks, et on... Nojah, selleks peab juba ruumi olema, kas siis see väga suur rõdu või tõesti terrass, aga kihtid ja ele, see mul jääb eriti kohe silma. Just. Trendivärv. Selle kevade ja suve kindlasti uus nagu moesuund ka õuemööblis. Ja tegelikult, mis on veel praegu silmavaatest, et inimene, kes tee juurde siia Tähesajus Home for You poodi tuleb, et ta tegelikult juba saab ammutada inspiratsiooni, et kuidas neid ka oma rõdu peal paigutada, mis laud võiks mul juures olla, mis padjad võiks olla, mingid suled, mingid kõrrelised, mingid asjad, et kõik tegelikult on väga hästi kõik üles ära pandud, välja pandud. Täpselt, kõik kaubad saab ühest kohast. Ja teiegi siis, head inimesed, terrassioaeg on avatud, minge umbsest toast välja, nautige seda päikest, loodetavasti seda ikkagi on. Ja istuge siis mõnusatel diivanitel ja nautige kohvi toredatelt laudadel.